No see on nüüd hästi lai küsimus ja selline ei ole minu arvates üldse, kuna see on nii palju erinevaid tahke, siin ei ole võimalik üldse anda nagu ühest vastust. Et kahtlemata on põhjust karta privaatsuse riiveid suurkorporatsioonide poolt. Me oleme seda näinud. See hulk andmeid, mida nad koguvad või kuidas nad neid kasutavad, on suhteliselt kontrollimatu. Ja teistpidi ma küsiks jälle nii, et aga kui me seda kontrollima hakkame, siis et kas see ei kujuta endast jällegi sellist piirangut, mille vastu inimesed üles tõusevad, mida nad ei taha. Et kogu see andmemaailm, kuhu meie elu on kolinud, selleks selles opereerimiseks ei ole meie arusaamad suugi paika loksunud ja reeglid ei ole kuidagi viisi, vähe sellest nad ei ole kinnistunud, meil ei ole tekkinud veel tegelikult arusaamist, et kuidas moodi peaks olema see elu üldse reguleeritud. Kui palju sellest peab olema reguleeritud, kui palju vabaks jäetud. Et kui siin nüüd rääkida sellest, et ütleme, et süüdistada koos suurkorporatsioonidega valitsusi, siis vabas ühiskonnas valitsused vahetuvad poliitilised jõud, kes on võimul. Ja seal nagu see risk, et valitsused midagi mingisuguste hämarate asjadega seotud on palju väiksemad. Ja see on ka riigist riiki, ma arvan, üsna erinev. Et näiteks püüda Eestisse importida teemasid, mis on ütleme, väga-väga USA kesksed, on minu arvates täiesti vale. Et niisuguseid institutsioone või niisuguseid viise informatsiooni koguda või talletada, nagu näiteks Ameerika Ühendriikides on, meil ei ole. Meil ei ole see seaduslikult üldse võimalik ja meil ei ole selliseid institutsioone, kes oleks nii võimsad või kellel oleks isegi mingisugustki hirmu võiks kunagi ligilähedaseltki nii võimsaks saada, nagu ma ei tea, näiteks NSA Ameerika Ühendriikides. Ja kui palju me selle kohta üldse teame, eks ole, et kui võimas ta siis tegelikult on. Teame, et tohutud infomassid käivad sealt läbi ja neid on võimalik mingil viisil selekteerida ja uurida. Niisugustest võimekustest ei ole näiteks Eesti kontekstis mõtet isegi mitte unistada või mingi tõudusunenägu näha. Seda ei ole ja seda mitte kunagi ei tule. Isegi mitte tehisintellekti koosmõjul? Lihtsalt need infohulgad ja selleks vajalik arvutusvõimsuse suurus ja see, et see informatsioon üleüldse sinu käest läbi liiguks, seda ju ei ole. Et meie info, mida me siin omavahel vahetame, suuremas osas käib kõik läbi, ütleme siis mõnede suurte serverite, et Facebooki, Google'i, Amazoni, siis mingid, nüüd on Elon Musk'i see X endise nimega Twitter, eks ole. Et sellistest serverit või siis Microsofti omast, eks ole, nendest käib meie info läbi. Aga millistest Eesti serveritest või kus on nagu see Eesti oma tohutu infopank, et midagi sellist ju ei ole. Aga mis puudutab seda, et kas ma kardan kriminaale, meil on nüüd ülemaailmsed mõned juhtumid, kus on siis kinni nabitud või ütleme siis lahti löödud mõned krüpteeritud infovahetussüsteemid, nagu siin EncroChat või siis Anom. Anom on siis sisuliselt USA-s loodud selline lõkssüsteem, platvorm krüpteeritud infovahetuseks, mis oli suunatud kriminaalidele ja kus nad siis omavahel vahetasid erinevate kuritegude toimepanemise kohta infot. EncroChat oli sarnane süsteem, aga mitte lõksuna loodud, vaid oli teenus, mis siis
sisuliselt riik sai käpa vahele või selliseid on paar tükki olnud veel. Mida me sealt näeme? Võiks minu arvates igaühel olla päris õpetlik ja hirmutav, et see, mismoodi kurjategijad saavad omavahel infot vahetada täielikult karistamatult või kartmata, et keegi sinna võiks ligi pääseda. Et kui sa seda süsteemi tervikuna ära ei kaaperda, lahti ei murra, siis see ongi tegelikult riigi jaoks või ühiskonna jaoks nagu nähtamatu. Ja kuriteod, mida sealt kaudu toime pannakse, ei ole mingisugune mutikeste petmine, et inimesi röövitakse, piinatakse, tapetakse, müüakse relvi ja narkootikume tohututes kogustes. Me ei räägi siin 100 kilost amfetamiinipastast, mis siin hiljuti üle Eesti piiri sõitis, vaid Antwerpeni sadamas võeti eelmisel aastal ära vist võivad tonnid sassi minna, kui see oli mingisugune 20 tonni kokaiini. Kui palju läbi tuli? Selles mõttes, et narkoäri on endiselt tulus ja kasvav. Et muidu sellega ju keegi ei tegeleks. Meie võimalused sellest midagi teada või sellesse sekkuda on palju piiratumad, kui nad olid varem. Sellepärast, et õiguskaitseorganite võimalused tehnoloogia maailmas, kus täna käib nagu suhtlus ja kus käib suures osas kogu see must äri, sellest tegutsemiseks on palju piiratumad võrreldes kriminaalidega. Kui me olime kõik võrdses seisus enne siis informatsiooni ajastut, siis need võimalused sekkumiseks tolles ajastus olid palju suuremad. Täna on seda vähem. Anonüümsus ja see privaatsus või see on tegelikult oluliselt kasvanud. Elu on kolinud teistsuguseks. Varem, kui me elasime külaühiskonnas, rääkida sellest, et on mingisugune suur privaatsus. Tänane inimene kindlasti tunneks sealt väga suuri privaatsusriiveid. Naabrimutt kogu aeg vahib, ta teab kõike, mida ma teen ja ta räägib sellest kõigile. Aga ma ei taha seda. Ma ei taha, et naabrimutt teab, mismoodi mina elan. Ja täna ma saan seda endale lubada, sellepärast, et elame anonüümses suurlinnas, minu suhtlusvõrgustikud on kõik internetis ja naabrimutt ei pääse sinna. Ma ei lase teda sinna. Aga vanasti ta nägi kõike. Ja tegelikult, ütleme, see ka riigivõim töötas ju tollel hetkel nagu samamoodi, et tal oli võimalik pääseda sulle füüsiliselt ligi. Ja elu käiski füüsilises maailmas. See virtuaalne maailm oli postikanaga või postituviga kirja saatmine. Aga täna, kui see käib e-mailiga, kui see käib krüpteeritud andmevahetusega, mingisugustes suhtlusvõrgustikes või kinnistes foorumites, siis see privaatsus on hoopis teistsugusel tasemel. Loomulikult see vajab kaitset, aga ei maksa ära unustada, et igasuguste väärtarvituste vastu on võimalik meil võidelda ainult siis, kui me saame selle kohta andmeid. Nii et mingisugune mõistlik tasakaal tuleb leida. Ja täna on see pigem väga tugevalt kaldu sellele poole, et me kaitseme privaatsust, me piirame neid võimalusi, kuidas moodi oleks võimalik mingisugustele andmetele üldse ligi saada või neid koguda. Ja ütleme, mida ma päriselt kardan, on see, et see on tõsine näppu lõikamine endale ja ühel hetkel me veel nutame sellepärast, et me oleme lihtsalt endale relvad käest andnud ühiskonnana, et ennast kaitsta. Ennast kaitsta kurjade ühiskondade vastu, ennast kaitsta kurjade mõtetega inimeste vastu ja ka kurjade mõtetega korporatsioonide vastu, sest meil ei ole andmeid. Ja ilma nendeta me oleme mitte lihtsalt ilma relvadeta, me oleme ilma kingade ja ilma püksata.